Jeesus Kristus on ülesse tõusnud ja kogudus vastas. Ta on tõesti üles tõusnud. Kogudus on taas pisut kasvanud. Reedega võrreldes meil on lisaks siin Miikael. Aga tõesti, need pühad on sellised, kuidagi võõrad või võõrastavad, et siin selles kojas me ei näe üksteist palgest palgesse. Aga nii on. Aga ma usun, et te olete kodus jõudnud neid sündmuseid erinevatest evangeeliumitest ka ise lugeda. Täna ma loen teile Markuse evangeeliumist. Jeesuse ülestõusmine. Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdalena ja Jakobuse ema Maarja ja Salomee lõhnarohte, et tulla Jeesust võidma. Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde. Ja nad ütlesid üksteisele, kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära. Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud, aga see oli väga suur. Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukit, riietatud pikka valgesse kuube, ja neil hakkas hirm. Aga nooruk ütles neile, ärge kartke, te otsite risti löödud Jeesust, Naatsaretlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi. Kuid minge ütelge tema jüngritele ja Peetrusele. Ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles. Ja ta tuli välja, ja nad tulid välja ja põgenesid hauakambri juurest, sest neid oli vallanud hirm ja hämmeldus. Ning nad ei öelnud kellegile midagi, sest nad kartsid. Ja kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud ja näitas ta end esmalt Maarja Magdalenale, kellest ta oli 7 kurja vaimu välja ajanud, ja too läks ja kuulutas neile, kes olid tulnud koos temaga, kui nad leinasid ja nutsid. Ja nemad ei uskunud, kui said kuulda, et Jeesus elab ja et Maarja Magdalena oli teda elusana näinud. Aga seejärel näitas Jeesus end teisel kujul 2 teekäijale nende seast, kes olid minemas maale. Ja nad tulid tagasi ja kuulutasid teistele, aga nad ei uskunud neidki. Viimaks näitas Jeesus end neile 11, kui nad lauas istusid, ning sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast ta ülesäratamist. Ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Aamen. See oli Jumala sõna kirja pandud Markuse evangeeliumis. Kui te olete lugenud ka teisi evangeeliumi just selle koha pealt, kus kirjeldatakse ülestõusmist, siis võib seal tekkida küsimus, et nad on pisut erinevad ja ka need kirjeldused on erinevad. Ühes evangeeliumis öeldakse, et oli 2 valges riides nagu noorukid siis istumas seal kambris. On öeldud ka, et läks Maarja üksi. Osad kirjeldavad, et ka Peetrus ja üks teine jünger jooksid hauale. Need on pisut erinevad, kuid samas on nad minu jaoks üksteist täiendavad. Seda pilti
nagu paremini lahti seletav. Kui me ka üksteise juttu kuulame, kui me kirjeldame mingit sündmust, kas mina või Ettel, me võime täiesti erinevate vaatenurkade alt mäletada, kuidas asjad on. Aga ometi põhiasi on ikkagi see, millel me kindlasti oleme ühel nõul. Me näeme asju erinevate nurkade alt, me näeme meile jäävad meelde erinevad nüansid, aga just ka siin see, et see haud oli tühi, see on kõikide evangeeliumite põhisõnum läbi aegade, läbi aastatuhandete kuni tänasesse päeva. Siin on muidugi ka huvitav see, et kirjeldatakse nagu selliselt, et kui sõnumi tooja tuli Jeesuse järgijate juurde ja ütles, et Jeesus Kristus on üles tõusnud, siis selle jutu peale kirjutab Markus, et nad ei uskunud. Ütleb, et ka teised tulid lausa kahekesi ja ütlesid, et nad nägid Jeesust teel, kohtasid, et Jeesus elab ja samuti on öeldud, nad kuulsid, aga nad ei uskunud neid. Ja siis on kirjutatud, et Jeesus tuli nende juurde, kui nad istusid lauas ja sõitles nende uskmatust. See on täpselt, võib öelda, mis töötab ka tänasel päeval. Inimestel on väga raske uskuda, kui nad ei näe. Sest eestlastel on lausa selline ütlus, oma silm on kuningas. Kui ma näen, siis ma usun. Johannes evangeelium kirjutab Jeesuse jüngrist nimega Toomas. Toomase kohta kirjutatakse, et ta ütles, et ma ei usu nii kaua, kui ma saan puudutada Jeesuse käsi, kust on naelad läbi löödud, ja puudutada Jeesuse külge, mis on läbi pistetud. Siis ma usun. Ja Johannes kirjutab seal, et see hetk jõudis kätte. Ta ilmutab ennast Toomasele ja ütleb, et palun väga, minu käed on siin, sa tahtsid, tule vaata üle, kontrolli, et sa oma silmaga näeksid, et see olen mina, need käed, millest on läbi löödud naelad, on sinu ees. Ka külg, mis on läbi torgatud, saad sa oma käega katsuda. Ja siis ta ütleb peale seda, kas sa usud nüüd selle pärast, et sa oled näinud? Kas ainult selle pärast usud, et sa oled näinud? Ja siis ta ütleb, õndsad on need, kes usuvad ka ilma nägemata, on Johannese evangeeliumis kirja pandud. Kus iganes me täna viibime, me oleme tegelikult need, kes me usume ilma nägemata selliselt, nagu nägi Toomas, nagu nägid teised apostlid, nagu nägid need naised, kes Jeesusega kohtusid. Me näeme teistmoodi, aga ometi Jeesus ütleb, õndsad olete, kui te usute ka selliselt, et te ei ole mind ihulikult näinud. Olge õnnistatud, kus iganes te täna viibite, pere keskel, suuremal, vähemal hulgal. Jeesus Kristus on teie kõigi jaoks üles tõusnud ja ma tahaksin, et te usuksite selliselt, nagu Pühakiri kirjutab. Usuksite selliselt, et see sõna kehtib tänasel päeval teie kõikide kohta, et kes usub ja kes on ristitud, see päästetakse. Et ei läheks täide see, mida on kirjutatud samuti, kes ei usu, mõistetakse hukka. See on oluline, mida on Jumala sõnas kirja pandud ja meie osa on seda järgida, teha selle järgi, oma parema äranägemise järgi ka tänasel päeval. Siin olles tundub, et meie kogudus on väga väikseks jäänud, aga Ettel aeg-ajalt mulle ikka ütleb, et teid on tegelikult väga palju. Võib-olla isegi kordades rohkem, kui meid siin tavaliselt koos käib. Olge õnnistatud ja hoitud. Jeesus, kui ta jüngrite juurde sisenes, ta ütles alati, rahu olgu teile. Jumala rahu olgu
teie iga üksikuga, kus te iganes täna olete, seda pidupäeva tähistamas. Sest kui me nüüd tagasi läheme sellesse reedesse, seal oli väga hea võrdlus, kui Jeesus ütleb, et see on täpselt, see ristisurm on nagu, ta toob võrdluse nagu sünnitavast naisest. Et kui see laps on sündinud, siis ei mõelda enam sellele valule. Täna on see päev, kus me oleme rõõmsad, et Jeesus Kristus ei jäänud hauda. Ta küll kannatas, teda löödi risti, aga ta tõusis ülesse. Ja selles ülestõusmise väes on meie lootus. Et me saame ka sellest osa, nagu Jeesus Kristus oma sõnas on öelnud. Me jääme palvele. Suur ja püha Jumal, me tõesti täname sind, et sa läkitasid oma poja. Ja tõesti me täname sind, et see poeg järgis kõike seda, mida sa saatsite tegema. Ta armastas meid ja tõesti ta ka palub meie eest tänasel päeval. Tõesti me toome kiitust ja au sulle, et see aeg, kus ka meie võime elada, on selle sama armuaja all, nagu oli tema ülestõusmise päeval. Nende samade inimestega, kellega ta oli kokku puutunud, see sama kehtib ka tänasel päeval meie kõikide jaoks, kes me tahame uskuda temasse. Tahame järgida teda. Au ja kiitus olgu sulle, et sa ei ole meid maha jätnud, vaid tänasel päeval ka selles eriolukorras, mis meie maal on, me võime üksteisele nagu lootust jagada, tunnistust anda, et Jeesus Kristus on ülesse tõusnud ja elab ja tuleb taas ja võtab ka meid enestega, sest nii kirjutab Jumala sõna. Au ja kiitus olgu sulle. Aamen. Kristus on kuningas, au ja kiitus ja tänu toogem tal koos. Taevane, püha ja tõeline, armastan sind, mu elu jõud, rõõmude rõõm. Laulge kõik, ülim on tõesti nimi Jeesus, meie au, kuningas Jeesus oled vaid sa. Kuningas, Kristus on kuningas, suurid mees, palud mees, õnnistad meid. Kuningas, Kristus on kuningas, au ja kiitus ja tänu toogem tal koos. Taevane, püha ja tõeline, armastan sind, mu elu jõud, rõõmude rõõm. Laulge kõik, ülim on tõesti nimi Jeesus, meie au, kuningas Jeesus oled vaid sa. Kuningas, Kristus on kuningas, suurid mees, palud mees, õnnistad meid. Tere, mul on nii hea meel teid näha täna ja teid on täna nii palju ja kõik juba istute valmis ja teil on täna olnud juba nii tore hommik. Öelge mulle, mis oli hommikul kõige toredam? No,
mul on tunne, et ma kuulen ühte vastust. Munade koksimine oli ime tore. Ja kes võitis? Ahaa, sina võitsid. Väga tore, siin on ka meil erinevaid munasid. Mis te arvate, miks me neid munasid värvime? Ja miks me toome ilusaid lilli ja veel eelmisest korrast on meil palmioksad. Mäletad, meisterdasime palmioksad. Miks me seda teeme? Miks me toome lilli ja miks me kingime kingitusi ja miks me küpsetame häid kooke ja miks me kaunistame kodu ära? Sellepärast, kui me tahame teha rõõmu ja kui meil on suur rõõm ja täna on meil kõigil tohutu suur rõõm, sest Jeesus on üles tõusnud ja sina vastad, ta on tõesti üles tõusnud. Proovime ükskord veel. Jeesus on üles tõusnud. Ei kuulnud. Mina ütlen, Jeesus on üles tõusnud. Sina ütled, ta on tõesti üles tõusnud. Proovime veel. Jeesus on üles tõusnud. Oi, kui tubli! Ta on tõesti üles tõusnud. Väga hea. Vaata korraks siia. Vaata siia, mis mul täna siin kaasas on. Mul on siin erinevad pliiatsid. Palju erinevaid pliiatsid. On siukseid lühikesi, on siukseid paksukesi, on väga pikki, mõndadel on kustukumm siin, on väga palju erinevaid pliiatsid. Nad on kõik erinevad, aga samas on nad kõik kuidagi ka sarnased. Ja kuidas nad on sarnased, mis te arvate? Kuidas on need pliiatsid kõik sarnased? Jaa, kui neid kasutada, teevad nad kõik jälje. Kui neid kasutada, teevad nad kõik jälje. Ja teate, kõik kui me teeme jälje, siis vahel võib juhtuda, et on vaja kustutada. Kas sa oled kirjutanud vahel ja siis on sul väga vaja kustutada? Ei tulnud niimoodi välja, tahtsid teha number 8, aga ei tulnud number 8. Nüüd oleks vaja väga kustutada. Oi. Ja siis me saame uuesti proovida, kas nüüd tuleb meil 8 välja, teeme S-tähe ja viime siit poolt kokku. Ja tuligi 8. Me vajame kustutuskummi. Ükskord oli, kui me loeme piibliraamatut, mul kadus siit ära, aga me loeme piibliraamatust sellist asja, kus Peetrus läheb Jeesuse juurde ja ta on päris toriseb ja ütleb, kuule, ütle, mitu korda mina pean andeks andma ühes päevas? Kas aitab, kui ma teen seda 7 korda? Ja teate, mis Jeesus ütles? 7 korda, 70 korda, nii palju kordi peame me üksteisele andeks andma. Aga meie teeme ka jälgi ja meil on ka vaja väga tihti seda kustutuskummi. Ja teate, täna me räägime sellest, et just oli suur reede ja Jeesus läks ristipuule ja läks just nende vigade pärast, mis ei tule meil hästi välja. Ja see, et ta sinna läks, on meile nagu kustukumm. Me saame paluda, et Jeesus kallis, mul läks nüüd küll väga kehvasti, aga ma kahetsen. Palun, Jeesus, anna mulle andeks. Me kõik teeme vigu ja meil kõigil läheb halvasti või vahel nihu. Aga me saame kahetseda ja me saame seda andeks paluda. Kui me teeme oma õele ja vennale midagi valesti, siis me palume nende käest vabandust. Kui emme-issi teevad midagi valesti nende laste suhtes, siis nemad paluvad vabandust. Või kui emme-issi vahel peavad ka andeks paluma üksteise käest. Ja kui meie teeme halvasti, siis me saame paluda andeks ka Jeesuse käest. Ja Jeesuse kustukumm ei saa kunagi otsa või et mõni kustukumm on kehva ja ei kustuta ära. Siis Jeesus ütles, et mina kustutan ära nii, et ma ei tuleta seda mitte kunagi enam kellegile meelde. See lugu jätta endale meelde, et Jeesus tegi midagi meie eest ja kui meil on läinud valesti, siis me saame paluda andeks
ja see kustukumm kustutab ära selle lõõ. Aga nüüd hakkame meisterdama ja ma loodan, et sul on olemas kas siis pleidohhi või siis sul on plastiliini või siis on olemas veel siuksed modelleerimisasjad, aga see kole kõva, nii et mina valisin täna pleidohhi. Ja pleidoh on väga hea, millest me saame täna teha. Siis oli sul vaja kõrt ja kõrrest on vaja siukest pisikest jupikest, lühemat kui hambatikku. Hambatikk on pikem ja kõrrekene on lühem. Ja siis minul on siukene mängumuna, ja millest on küünal tehtud, aga sina võid võita päris muna. Aga see päris muna peab olema kiidetud, no vähemalt 8 minutit, siis ta ei lähe su käest katki, loodetavasti. Nii, kõigepealt see kõrs ja tikk ja lükka, kui see jaksa, palu emmeissi aitavad, lükka see, vajuta kõrs niimoodi lapikuks kokku ja lükka see hambatikk sellest läbi. Ja mis meil tuli? Meil tuli rist. Minul on üks äär natuke liiga pikk, ma teen selle lühemaks. Napsti, näete, selline rist tuli. Tuli teil ka hambatikk, väikene jupikene kõrt ja siis lükkate läbi ja tuli rist. No, tublid olete, väga hästi teete. Aitäh teile. Nii, kui rist on valmis, võid selle käest ära võtta, panna ja võta see suurem plastiliini või pleidohhi munakene kätte. Nii, ja nüüd sa võid vajutada natukene ta juba lapikuks, et siis muna ei lähe katki. Ja kui ta natuke lapikuks vajutatud, siis pane muna peale ja tasakesi suru alla poole. Sellele munale nagu mütsi pähe, niimoodi mine kogu aeg alla poole, mine. Ja kui oled juba siuke poole peal või natukene allpool, siis tuleks teha siia uks. Sa võid selle ukse niimoodi lükata siia sisse, aga sa võid siit natukene ära võtta seda pleidohhi, et siis jääb meil siuke ukseauk siia. Nii, on selline ukseauk. Nagu munal oleks müts peas, aga tegelikult on see hauakoobas. Hauakoobas ja koopauks, selline. Nüüd sa võtad selle muna, hopsti, ja ongi valmis. Hauakoobas ja koopauks. Ja nüüd pane see laua peale ja võta kätte teine pallikene. Ja teine pallikene pane peopessa, panid peopessa ja nüüd võta teine käsi ja vajuta. Ja vajutasid lapikuks, said sellise lapiku ketta. On tehtud ja rohkem ei olegi sellega vaja midagi teha. Teate, mis see on? See on kivi, mis veeretati hauaukse ette. Vot nii, vaata. Kivi, mis veeretati hauaukse ette. Ja nüüd meie paneme siia haua peale ka sellise risti. See on Jeesuse haud. Ja nüüd hommikul läksid naised hauale ja pärast jooksid jüngrid hauale. Ja teate, kivi oli ju haua ukse eest ära veeretatud. Veeretame haua ukse eest ära. Ja teate, mis nad nägid? Nad läksid sisse ja vaatasid, haud on tühi. Jeesus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Lapsed, ütleme kõik koos. Haud on tühi. Haud on tühi. Jeesus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Nii et saate täna mängida siin. Selline hauakoobas ja kivi. Ja kivi veeretame eest ära ja vaatame, haud on tühi. Jeesus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Olge tublid ja juba varsti saame kõik koos kokku ja saame koos rõõmustada. Head aega! Jeesus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Et
ma tervitan teid Jeesuse Kristuse nimel ja see tervitus, mida ma enne just ütlesin, te olete kindlasti kuulnud, et ülestõusmispühade hommikul sotsiaalmeedia ja Facebook on täis selliseid loosungeid, mida kristlased üksteisele ütlevad. Ja täna ma tahan nagu katte ära võtta sellelt, et mida see tähendab. Miks me ütleme üksteisele nii, miks me rõõmustame ülevoolavalt selle üle. Et see tegelikult ei ole lihtsalt üks suur haip, vaid selle taga on üks väga oluline Jumala plaan. Ja täna ma tahan natukene rääkida sellest, mis on see Jumala täiuslik plaan. Minult on aeg-ajalt küsitud sellist küsimust, et õigupoolest, mis see tähendab, et miks Jeesus pidi surema? Miks ta pidi ära surema? Ja muidugi ta ju tõusis üles, aga miks ta üldse pidi ära surema? Siis mina küsingi vastu, kas sa tead, mis on Jumala täiuslik plaan? Ja kui sa ei tea seda vastust, siis ma räägin sellest täna natukene. Jumala täiuslik plaan oligi see, et saata oma ainusündinud poeg siia maailma. Ja ta jättis maha kogu taeva au ja hiilguse, et olla siin maa peal inimeste keskel kui inimene ja kui Jumal. Jeesus oli 100% inimene ja 100% Jumal. Ja mille pärast Jeesus pidi surema? Me teame, et esimene inimkond hukkus veeuputuse läbi, sest inimesed läksid kaugele Jumalast. Nad tahtsid ise olla Jumalad, ise otsustada, ise elada. Ja nad ei mõelnudki hetkekski selle peale, et Jumal on neid loonud. Ja Jumal on andnud meile üldse võime, et me saame hingata, et meil on hapnikku. Et kui hapnik ära võetakse, siis me teame, et siis ei ole vahet, oled sa kõrgharidusega või oled sa keskharidusega, mis iganes või ei ole sul üldse, sellel ei ole vahet. Jumala ees oleme me kõik, just kui põrm. Aga Jumal ei jätnud meid põrmuks. Tal oli täiuslik plaan, kuidas lepitada iseennast meiega, inimestega. Ja Jumal saatiski Jeesuse siia maa peale, et ta suri meie pattude pärast. Ja 3. päeval tõusis ta ülesse ja sellepärast ütleb üks laul, seepärast elab ta ja seepärast võin ka mina elada. Ainult läbi selle, et Jeesus suri ristil meie pärast, me võime elada ja igale ühele meist, ka nende küsimuste esitajatele, on antud võimalus võtta vastu see Jumala täiuslik plaan. Igale ühele meist. Ja ma võin sulle täna kindlalt öelda, et Jeesus on ainus tee, tõde ja elu Jumala juurde. Jeesus on ainus tee. Ei ole teist teed. Sa võib-olla hetkel tunned, et ma täiesti saan hakkama ilma Jumalata. Mul on nii tore perekond ja nii toredad sõbrad. Aga hetk, kui võetakse need su kõrvalt ära või sinu enda tervis on ära võetud, kelle peale paned siis sina oma lootuse? Me oleme kuulnud, et ka arstid tihtipeale on nüüd nakatunud. Ja Jumal ei pane pahaks arste, ta ongi andnud tarkuse arstidele, kuidas ravida patsiente. Kuid kelle peale sa paned oma lootuse, kui ka arstid on nakatunud? Ma tahan lihtsalt täna julgustada sind võtma vastu Jumala täiuslikku plaani, et vaadata ainult Jeesuse peale. Ja milles seisneb Jumala täiuslik plaan? Et sa võtad vastu Jeesuse oma südamesse, kui oma päästja, kui oma tervendaja, kui oma trööstija, et Jeesus on sulle kõik õigeks, mitte teised inimesed, mitte sina ise, vaid Jeesus Kristus. Sest tema maksis hinna risti peal
et sina ja mina võiksime elada ja hingata ja olla. Ja see on see lootus, mis paneb meie silmad särama ka sellele ülestõusmispühade hommikul, et Jeesus elab ja ta on tõesti üles tõusnud ja ta on Isa paremal käel taevas ja tema palvetab sinu ja minu pärast. Ja kui sa täna tunned, et kogu aeg on üks tühjus, üks tühi koht sinu sees, ka kui hakkab juba paremini minema, ikka on midagi puudu. Täiesti mõistetamatu tühjus, tunne, et ei oska seda seletada. Ja ükskõik, millega ma seda täidan, mitte miski ei täida seda. See on sellepärast, et sa oled loodud Jumala näo järgi ja sa oled loodud selleks, et sa suhtled oma loojaga. Ja kuidas saame me tagasi suhtesse Jumalaga? Ja seda Jumal ütlebki, tema plaanis, ainult läbi Jeesuse Kristuse saad sa tagasi osadusse Jumalaga, saad sa tagasi suhte Jumalaga. See tühjus täitub, see tühi koht kaob ja sinna asemele tuleb rahu, tuleb rõõm. Ja Piibel ütleb, et see ei tule nagu iseenesest, vaid see tuleb ainult läbi Jeesuse. Läbi aegade inimesed on tahtnud tunda neid ülevaid ja toredaid tundeid ja olla ise keegi. Ja siis mingi hetk see läheb nii ruttu saab nagu otsa ja mõtled, et kõik see oli nii tühine. Aga koos Jumalaga käies on midagi, mis on jääv. Ja see ongi sellepärast, et Jumal on meie looja ja ta teab ja ta tunneb sind. Ja läbi Jeesuse Kristuse on meil võimalus saada osa sellest plaanist juba siin maa peal ja mis ulatub ka piiride taha igavikuni. Me praegu selles raskes olukorras teeme erinevaid otsuseid ja alati ei ole lihtne. Ja ma täiesti usun, et need tööküsimused ja finantsraskused, kuid ometi selle keskel me saame loota Jumala peale. Jumal on äärmiselt praktiline oma nõuannetes. Ja ma julgen sulle täna öelda, et kui sa usaldad Jumalat, kui sa vaatad tema peale, ta ei jäta sind häbisse, ta ei jäta sind hätta. Ma võin seda öelda ja paljud minu õed ja vennad võivad seda kinnitada oma elu kogemuse näol. Lihtsalt ava oma süda Jeesusele. Võta vastu see plaan, mida Jumal pakub. Ja et sa võiksid öelda, et minu Jeesus elab. Ja sellepärast ma tahan sind juhatada palvesse. Ja võta seda väga tõsiselt. Sest ainult läbi Jeesuse on meil võimalus saada ühendusse Jumalaga. Saada suhtesse Jumalaga. Ainult läbi Jeesuse on võimalus saada taevasse. Tihti inimesed ütlevad, aga veel on teid, veel on võimalusi. Miks ma just Jeesust pean appi hüüdma? Sest see on ainus, millel on igavese elu garantii. Ja see on Jumala plaan, sinu ja minu jaoks. Ja kui sa koged, et Jumal kutsub sind täna, siis palveta koos minuga. Kallis Jumal, anna mulle andeks, et ma olen tahtnud olla ise enda Jumalaks. Anna mulle andeks, et ma olen vaadanud iseenda ja teiste inimeste peale. Anna mulle andeks, et ma olen elanud oma elu ilma sinuta. Anna mulle andeks mu patud. Ma usun, et Jeesus suri ristil minu pattude pärast. Ma usun, et ta tõusis ülesse 3. päeval ja elab. Ja elab, et minul võiks olla ka igavene elu taevas. Aitäh sulle, Jeesus.
ja kui sa palvetasid seda palvet kaasa, siis ära jää sinna üksinda, vaid võta ühendust teiste kristlastega ja mine edasi. Kasva koos Jumalaga. Ja praegusel ajal ei ole midagi paremat kui rõõmustada sellest, et olgu need ajad, nagu nad on, siis Jumal on seesama, eile, täna ja igavesti. Ja Jumal, kes on meid lepitanud oma poja läbi, on öelnud, vaadake ülesse Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale. Olge väga õnnistatud ja teadke, et Jeesus elab ja minu Jeesus elab. Aamen. Armsad kuulajad, vaatajad, tänane põhisõnum on see. Jeesus Kristus on surnuist üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Halleluuja. Aamen. Inimesed, kes on pääsenud surmasuust, ütlevad, see oli minu elu teine sünnipäev. Jeesuse Kristuse ülestõusmine surnuist on tema teine sünnipäev siin maa peal. Ja see on päev, mida me täna kristliku maailmaga tähistame. See ei ole mitte ainult ühe inimese sünnipäev, see on Jumala armu sünnipäev. Lunastuse sünnipäev, Jeesuse Kristuse võit surma ja kurjuse üle. Vana laulja ütleb, nimi Jeesus on üks kallis nimi. Kallim kõigist nimedest on see, selle sees on imeline vägi, mis võib tõsta taeva poole südame. Miks on Jeesuse nimi nii kallis ja nii võimas, et võib inimese südame tõsta taeva poole? Nimi Jeesus tähendab issand päästab. Vana testamendi prohvet lisab siia veel juurde sõna nime Immanuel, mis tähendab Jumal on meiega. Selle nime taga on kõigeväeline Jumal, tema ainusündinud poeg, kelle läbi Jumal päästab. Tema tahab olla meie kõigiga lähedases osaduses. Tänan on Jeesuse eriline tähelepanu pööratud nendele, kes tahavad temaga sõbraks saada ja annavad sellest temale ka oma suuga teada. Apostlite tegude 4. peatüki 12. salm ütleb, ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtki teist nime, kelle läbi meid päästetakse. Jeesus on ainus päästja taeva all. Pole mingit muud võimalust, ainult Jeesus Kristus. Nii on Jumal seda määranud. Millest siis Jeesus päästab? Jeesus päästab Jumala hukkamõistmise eest. Kõik inimesed on Jumala ees süüdi. Nad on pattu teinud ja Jumala sõna kinnitab, sest patu palk on surm. Ja siin ei mõelda mitte ainult meie ajalikku surma, vaid meie igavest lahus olemist Jumalast. Aga Jumala armuand on igavene elu Jeesuses Kristuses, meie issandas. Sellepärast ongi
tervele inimkonnale tähtis, et ainult Jeesuse läbi annab Jumal igale palujale tema kõik patud andeks. See on elusõna. Jumala arveraamatutes kustutatakse Jeesuse Kristuse nime tema töö ja lunastuse tõttu ära kõik meie patud ja sa saad puhtamaks kui lumi ja pärid igavese elu. See on evangeelium, see on parimatest sõnumitest parim. Ja see sõnum võib lihtsalt saada juba täna sinu osaks, kui sa palud Jeesus Kristus, palun anna mulle minu patud andeks ja uuenda minus üks kindel vaim, mis järgib sind ja sinu juhatusi. Ja see sünnib, kui sõna võtad palvet tõsiselt, siis võin seda kinnitada oma kogemuste põhjal. Jumal võtab seda palvet veelgi tõsisemalt ja tema juhib ja toetab sind kogu sinu elu. Rooma kirja 10. peatüki 9. salmist edasi lugedes. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et tema on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. 3 korda rõhutatakse sõna päästetakse, päästetakse, päästetakse. See on kindel, see on Jumala tõotus. Armas sõber, Jumala sõna põhjal võime täna saada nendel ülestõusmise pühadel omale teise sünnipäeva. See võib olla sinu elu tipphetk, sinust võib saada kristlane selle sõna õiges tähenduses ja sinu nimi pannakse taeva eluraamatu kirja. Sellest saab sinu teine sünnipäev, igavese elu sünnipäev. Ja see on mõelda vaid ainult ühe palve kaugusel. Ja sa võid paluda täiesti oma sõnadega. Jumalale ei ole tarvis mitte meie ilukõnet, vaid tema näeb meie südamesse. Ta näeb ka, mis on praegu sinu südames seda sõnumit kuulates esimesel ülestõusmise pühal. Jeesus tõotas, paluge, siis teile antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teile avatakse. Kordan veel, kui sina võtad oma palvet tõsiselt, siis Jumal võtab sinu palvet veelgi tõsisemalt ja kannab sind terve elu kuni Jumala riiki välja. Aga juba täna võid sa tunnistada koos minuga, minu Jeesus ja minu kõik. Laulja lõpetab algul tsiteeritud laulu selle salmiga, nimi Jeesus alati ja ikka peab küll jääma kalliks minule. Seda lauldes tahan mina kiita, temast tunnistada kõigile. Minu Jeesus ja minu kõik. Aamen, halleluuja. Ja. Jumala poeg, kel nimeks Jeesus, tõi meile armu ja andestust. Ta
ta suri, mind nostes vabaks, ta tühi au nüüd tähendab päästja elab veel. Et elab ta, tohin olla julge, et elab ta, on läinud kõik hirm. Ma tean, et hoiab mind ööl ja päeval, seepärast väärt on elada, et elab ta. Tänüne jõe ma ühel päeval, seal vetab võitlus on viimane. Ja kui siis surmgi teen andnud võidul, ma silman valgust ära tean, ta elab veel. Et elab ta, tohin olla julge, et elab ta, on läinud kõik hirm. Ma tean, et hoiab mind ööl ja päeval, seepärast väärt on elada, et elab ta. Et elab ta, tohin olla julge, et elab ta, on läinud kõik hirm. Ma tean, et hoiab mind ööl ja päeval, seepärast väärt on elada, et elab ta. Minu poolt ka kõigile, Jeesus on üles tõusnud. Aamen. See on nii suur rõõm, et me võime tähistada Jeesuse ülestõusmise pühi. Ja Jeesuse ülestõusmine surnuist tähendab meile nüüdsest, et ka tema võit sai meie võiduks. Tema elu sai meie eluks ja tema ülestõusmine saab meie ülestõusmiseks. Sest nii kirjutab Jumala sõna, et kui on esmalt tõusnud üles Jeesus Kristus, siis temaga koos oleme ka meie need, kes saame olema, kes ei jää igavesti mitte mullapõue, vaid Jumala sõna ütleb, et meie vaim on see, kes jääbki elama ja me saame koos Jeesusega elada. Ja mõtlesin veel seda, et täna lihtsalt meelde tuletada, millesse me siis usume. Me räägime usust, me räägime Jeesusest, me räägime Jumalast, me räägime täna eriti kõik kirikud kuulutavad seda, et Jeesus Kristus on üles tõusnud. Siis apostellik usutunnistus annab meile nagu kokkuvõtvalt selle osa, millesse me usume kogudustena, kristlastena. Ja ma loen selle ja ma usun, et me saame kõik koos seda ka praegu lugeda. Mina usun Jumalasse, kõige väelisesse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles taeva läinud, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. See on kokkuvõtvalt see, millesse me täna usume ja mida me ka kuulutame, sest Jumala sõnaga ütleb, et me räägime sellepärast, et me usume. Ja vastupidi, me usume sellepärast, me räägimegi seda. Ja olgu see tänane kuulutus, et Jeesus Kristus on üles tõusnud surnuist ja ta on elav. Me saame suheldada ka täna, me saame rääkida. Meil on osadus Jeesuse Kristuse kaudu oma taevase Isaga, Jumalaga ja see on nii suur arm, see on õnnistus. Ja kõige lõpuks veel, tänane päev on olnud päris rikkalik, on olnud tunnistust ja lastejutlust ja mul on suur rõõm, et ka isa sai täna
meiega koos oma sõnumi edastada, et ta hääl on palju paremaks läinud, et see on kõik Jumala arm ja õnnistus olnud. Aga me jääme ka ühiselt veel lõpupalvesse. Suur Jumal, me täna oleme tõesti täis tänu selle eest, et me võime öelda, et Jeesus Kristus on üles tõusnud. Jah, ta on tõesti üles tõusnud. Ja me saame uskuda elavasse Jumalasse, kes ka täna kõnetab meid, kes ka täna räägib meile oma sõna kaudu. Tänu sulle, Jeesus, et me võime sinuga koos edasi minna, sinuga koos näha ka homset päeva sellisena, et ka surmast on läbi pääsu tee ja see on üks kõige võidukam tee, mida sina tegid, võites ära surma ja ütlesid, et see ei võidutse enam nende inimeste üle, kes südames sinusse usuvad. Ja tänu sulle, et me võime täna ühise kogudusena, ühise suure kristlaskonnana üle maailma kuulutada seda ja uskuda sellesse, et sa valmistad meile eluasemeid ja me võime jõuda taevasesse koju ja tõesti, et see üürikaeg, mida sina oled meile igale ühele andnud käia siin maa peal, et ka seda me võime käia õnnistatult ja kiitus ja tänu ja ausagu sinu pühale nimele. Palume ka täna nende pärast, kes on võib-olla südames araks läinud või on haigus tulnud või mingi koorem, siis Jeesus, sinu sõna ütleb, et jätke minu ette need. Pange otse kui maha ja tõuske üles usus, et mina kannan teie koormaid ja te võite minna ja elada selliselt, et te olete kantud otse kui Jeesuse käte peal. Et ta kannab kõigist olukordadest läbi, ka sellest olukorrast, mis me praegu peame läbi minema. Jumal, me palume tõesti, et sinu rahu võiks täita meid, meie lähedasi ja et me võiksime olla hoitud ja kaitstud sinu Jeesuse Kristuse vere läbi. Ja meie Issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja püha vaimu osadus, see olgu teie kõikidega. Amen.